Alustan viimasest küsimust, et kas riik peaks soodustama majanduskasvu ja uute töökohtade loomist isegi siis, kui sellega kaasneb mõningane kahju keskkonnale? Ei peaks. Kuna Jumal on loonud kogu loodu ja inimesel ei ole voli seda rikkuda, minu isiklik arvamus, mitte minu isiklik, aga üldiselt usklik arvamus. Jumal lõi maailma ja andis inimesele ülesandeks seda hoida, mitte lõhkuda. Ja siis rohelise patriarhi, ehk siis oikumeenilise patriarhi, kes siis ka meil Eestis on käinud, üks peamisi teemasid ongi vastuseis ökoloogilisele kriisile. Ja seda vastuseisu alustas juba tema eelkäija patriarh Dimitrios. Aga alampalk, räägime alampalgast, et siin ma olin nagu alampalga poolt, väga parempoolsed olid alampalga vastu, et Johannes Kultsu kuulus kirikuisa 4.–5. sajandil, ütles, et maksta tuleb töötajatele palka, millest saab ära elada. Ja kui sa maksad midagi, millest ei saa ära elada, see on juba vargus ja rõhumine. No siin Lääne kirikuisa Püha Augustinus lisab, et alla toimetuleku piiri palk on vargus. Seega riiklik alampalk on kristlikult põhjendatud, nii et kui keegi arvab, et see ei ole, siis palun väga, siin on kiriklik põhjendus. Nii, aga üks huvitav on nagu progressiivne tulumaks ja kõrged maksud, et mida ma olen enne uurinud seoses annetuste kohta ettekannete tegemisega, aga siis Piibli Toobiti raamatus on lihtsustatult öeldud, et sissetulekutest 10% tuleks kirikule anda, 10% tuleks kulutada keskuses, ehk võiksime seda lugeda nii-öelda riiklikuks maksuks, ja 10% tuleks kohalike ja lähedaste toetamiseks anda, ehk siis me võiksime seda lugeda nii-öelda kohalikuks maksuks. Ja Eesti 22% tulumaks juba ületab seda keskuse ja kohaliku maksu määra, mida Piiblist lugeda saame, nii et mina arvan, et me peaksime minema tagasi 20% tulumaksu juurde. Ja siis, et meil on loomulikult sotsiaalmaks aga sotsiaalmaks on praktikas ju tegelikult kindlustus, me kindlustame ennast, me kindlustame endale pensionid, kindlustame seal endale selliseid muid nagu sotsiaalhüvesid ja samamoodi on siis haigekassa või see tervisekindlustus on samamoodi kindlustus. Ehk siis rangelt konservatiivse kristlase jaoks võiks tulumaksu tagasi viia 20% peale ja loomulikult kristlased peaksid 10% vabatahtlike annetustena jagama kirikutele või teistele mittetulundusühingutele. Et seda ja see tähendab, ja kuigi te maksate neid makse, siis on ikkagi õige ka annetusi teha. No siis pension. Et siin on kaks poolt, et ühelt poolt usaldus Jumalale, teiselt poolt inimene peab ise ka pingutama, et nii õigeusu kirik kui katoliiklik teoloogia ütleb, et pääsemine toimub koostöös Jumalaga, mitte ainult Jumal üksi, seega ise rohkem vastutama on kristlikult okei, nii et see, me ei pea nagu jääma ainult riigi peale lootma. No erastamine, ettevõtete päästmine, siin ei ole otsest nagu piibellikku käsku, aga minu lemmik on see keisrile keisri oma ja Jumalale Jumala oma, et ma siiski arvan, et siin see on nagu, seda võib siis riik otsustada, aga riik, kes on riik oleme ju meie valime endale esindajad ja siis esindajad teevad neid otsuseid, et